No tere, saatevaatajad ja tere, Eimar. No tere, head saatevaatajad ja tere, Andro. Meeldib olla sinu õdusas televisiooni stuudios. Ma vaatan, mulle näole ei paista päikest peale, nüüd on parem. No nii, kuule, aga miks meil siuksed mütsid peas on? Sul on natuke uhkem müts kui mul, vaata, sul on rohkem kirju. Mul on ainult Trump 2024, sul on vähem. Aga sul on Make America Great Again. Ei ole Genni siin juures. Ei ole. Keep America ja Great. siin on teine sõnastus. Muidu läheb vist paragrahvi alla. Täpselt on. No ütleme meie vaatajatele ära seda, see objektiiv on meil seal, eks ju. Ütleme ära seda, et tänases saates panime mütsid pähe, kuna me Androga olime julged Eesti mehed, kes enne valimisi tükk aega oli meil ju saade siin, enne kui Trump sai presidendiks. Olid meil mütsid peas ja vaatamata sellele, et Eestis Trumpi seda varianti ei soositud, julgesime me tulla mütsidega otse eetrisse. Ja ütlesime, et me toetame Trumpi. Ja nüüd, mis sa arvad siis, kas meie valik on olnud õige? No praegu tundub küll, et on õige olnud. Mulle tundub ka, et õige valik on olnud, et me panime 10-sse ja kogu maailm on pöördunud ja meie koos temaga ja koos Trumpiga ja oma punaste mütsidega siin Tartu stuudios. No kui me oskame riigina ja rahvana võtta välja Trumpi presidentuuris selle kõige parema, mis meie riigile ja meie riigi huvidele vastab. Aga vaata, küsimus on ka selles, et valitsuse ja rahva huvid on nagu vastandlikud, mulle tundub. Vaata, üks kuulus poeet, mitte eestlane, üks kuulus poeet ütles niimoodi. Ma armastan, jumaldan ja austan oma kodumaad, aga vihkan tema valitsust. Ja ma arvan, et meil on praegu samasugune olukord enam-vähem kuidagi tekkinud, et me oleme nagu suured Eestimaa patrioodid, kõik omamoodi võitleme Eesti eest, aga mulle tundub, et jõud, kes juhivad praegu Eesti käekäiku, ei ole minu meelest õiget teed leidnud. Peale selle on nad praegu nagu minu meelest maha jäänud oma poliitilise tegevusega, selles mõttes oma poliitiliste vaadetega. Maailm liigub teises suunas. Maailm liigub vaatab üle ookeani, mida seal teevad siis need Trumpid ja Witkoffid ja siis kõik need tähtsad tegelased seal. Mario, no ühesõnaga kõik see seltskond, kes mulle väga meeldib, et vaata, kui sa neid vaatad seal Mike Waltzi või Marco Rubiot või neid mehi või Witkoffi, nad on kõik sellised valitud poisid, näevad head välja, väga hea haridusega, väga laialt vaatavad maailma peale ja usaldust pakuvad usaldust, et ma usun seda, mida G.D. Vance räägib, ma usun teda, ma näen, ta räägib siiralt. Ta ei räägi kunstlike väljenditega, nagu näiteks tihtipeale meie välisminister või mõni teine meie minister. Ma ei saa teda usaldada, sest ma näen, ta täpselt ei mõtlegi niimoodi. Ja peale selle, mis meid häirib, meil on praegu nüüd valitsuse vahetus, no ma ei tea, vahetus või remont. Mind jätab see täiesti külmaks, mis praegu on olnud. Ja selles mõttes, et midagi muutunud ei ole, käekiri on sama, kurss on tegelikult sama, mitte midagi, eks Andro pole muutunud. Ja siis ma näen ja nüüd käivad juubeldamised, et oi, uus valitsus ja nüüd me saame siis hakata oma eesmärke ellu viima. No minu meelest Eestis on 30 aastat viidud need eesmärke ellu ühe sama erakonna poolt, Reformi ja tema ümber üks kamp teisi siis, kes kordamööda läbi käivad seal, nagu tüdrukud meeste käest, eks ju. Kord Isamaa, kord siis sotsid ja nii edasi. Ja nüüd ma näengi seda, et mingit kursimuutust ei ole loota, on vaid oodata suuremaid raha kulutamisi ebaotstarbekalt ja valedesse kohtadesse mulle tihtipeale tundub. Ja nagu ma ei näe, et nüüd läheks homme midagi paremaks. Kui ma vaatan Ameerika poole, siis ma tean, et tundub, et läheb homme midagi paremaks. Ma tean, juba olen aru saanud, et sõda hakatakse lõpetama. See teeb ainult head meelt. Muide, kas sa mäletad aasta tagasi, kas me oleksime julgenud öelda siin, et sõda tuleb lõpetada? Meil oli ainult, kui EKRE rääkis rahust, siis ta ei saa suure kriitika Eesti ajakirjanduses. Ainult Ukraina võit tohtis öelda. Meie võidame. Nüüd me oleme kõik need väljendid unustanud. Ukraina on sundseisus ja me näeme, et nüüd siis võimas president, suur ettevõtja
minu meelest tark mees ja ilusa naise abikaasa peal peale selle, et ta suudab selle rahu ükskõik mis moel, aga vähemalt tapatalgud peatada. Loodame nagu selles mõttes, sellepärast, et vaata Euroopa Liit ja Suurbritannia ei ole kuidagi nagu nõus sellega, et sõda lõpeb, sellepärast, et vaata, oled sa ju kursis, et ega maaveralepingut ei ole ka Ameerika Ühendriikidega sõlmitud. Kurjad keeled räägivad seda, et äkki on juba sõlmitud Euroopa Liidu ja Suurbritanniaga. Ja vaata, nende huvi ei ole välja tulla sealt sõjast. Ja Eesti on ka selle sõidu ees. Mis pärast nende meeste huvi pole välja sõjast tulla? Aga ma seletan sulle. Nii. Sellepärast, et kui sõda lõpeb, siis nendel meestel enam ei ole tegevust. Nendel meestel ei ole enam kohta poliitikas, sellepärast, et neil pole midagi teha. Praegu on niimoodi ju, me ainult hüüame, et on sõda, tuleb julgeolekut kindlustada, teha, minna edasi ikka võidu poole, kuigi võitu kuskil seal silmapiiril hellendamas või valendamas ei ole. Aga kui sõda lõpeb, siis on see, no ma ei tea, Starmer, minu meelest on ta üldse võimetu juht. Ja seda ütles ka Trump muide tema kohta ju. Ja ma ei usu, et on seal, on need lepingud tehtud või mitte pole lepingud tehtud, see pole tähtis. Igal sõda peatuks. Praegu, kui me nüüd vaatame Steve Witkoffi viimast intervjuud, ta on meil ka siin ära toodud, YouTube on täis seda, siis ta ju seal rahulikult ütleb niimoodi, et poliitika on radikaalselt muutunud. Witkoff ütleb nii, et lääs ise andis põhjuse Ukraina sõjaks venelastele. Tal oli 4 punkti või 4-5 punkti oli seal. Ja teine punkt ta ütles niimoodi, provotseeriti Venemaad sõtta, kuna läks jutuks, et aatompomm, Ukraina Zelenski tahtis aatompommi, oli näha, et lääs hakkab võib-olla järele andma ja tuuaksegi aatomi see relv Ukrainasse, seda ei saanud Venemaa lubada, see on Witkoffi sõnad, mitte minu sõnad, eks ju. Ja edasi ta ütles niimoodi, et selge on see, et Krimm on Venemaa oma, mida meie ei tohti aasta tagasi küsiti, kelle on Krimm, eks ju, kui see midagi muud öelda, siis võisid saada arreteeritud võib-olla isegi. Ja Witkoff ütleb, et Krimm on Ukraina oma või selle Venemaa oma ja samamoodi siis Lugansk ja Donetsk ja kõik. Ühesõnaga praegu kujuneb välja olukord ja paistab, et nii läheb, sest Putin on nõus. Nüüd eile oli uudis, et juba Putin on ju 2 korda avalikult rääkinud Trumpiga. Nüüd tuli välja, et nendel on alaline side, need räägivad mitu korda päevas ja sõbrad on koos. Ja ma ei võta praegu poliitilist seisukohta siin, mis peaks tegema või kuidas sõjaga on, aga vähemalt tapatalgud lõppevad, paistab. Ja viimane asi oli see, et Witkoff ütles otse välja, et maailm ärge kartke, Putin ei lähe sõtta Euroopa Liidu vastu või Euroopasse sõda ei too. No need asjad on meil nüüd kuidagi natuke, see on neid nimetatud, aga maailma ajakirjandused, mida mina väga jälgin kogu aeg. Ja praegu on ka suuri võimalusi, sotsiaalmeedias tuuakse viimane kui see sõna, mis need tähtsad mehed ütlevad, tuuakse välja. Ja seal on selge see, et maailm on hakanud koonduma ikkagi Ameerika poliitika taha, välja arvatud Euroopa Liit, kes jätkab oma vana poliitikat. Aga nüüd ma tulen küsimusega sinu juurde kui ärimehe juurde, sul on siin uhked kohvikud ja pangad Eestis tehtud ja mis sul kõik on, tuuleveskid ja metsad. Panka mul ei ole ainult hoiulaenu ühistu. No, see ei ole ka minu oma, see on 5000 ühistu liikme oma. See on Eesti-aegses mõistes oli see ilusti see ühistupank, kooperatiivpank. Ja sa oled suur ärimees ja nüüd ma küsin, täna ma kuulsin ühes kanalis seda küsimust ja ma küsin sinu käest ka, et kuule kallis mees, praegu maailm ja Euroopa valmistuvad ette taastama sidemeid Venemaaga. Kõik on aru saanud, et kalli energiaga edasi minna ei saa. Trumpil on eriesindaja, Saksamaal töötab praegu, televiisoris on teda näidatud, kes taastab praegu seda gaasijuhet, et hakata sealt Venemaa odavat gaasi uuesti transportima Euroopasse ja üks haru on ju terve, et seda hakatakse transportima ja no muidugi võib-olla Ameerika hindadega, aga igal juhul odavam kui praegu. Praegu tuuakse ju ämbriga üle ookeani, tuuakse Ameerikast kildagaas kohale ja siis müüakse siin see kalli hinnaga. Venemaa oli see 2-3 korda odavam ja nagu me näeme, Saksamaa tööstus kukkus sellega kokku enam-vähem. Ja nüüd tahetakse taastada ja mul on sulle nüüd küsimus see, oled sa valmis taastama sidemeid Vene äridega või tegema või looma sidemeid? No minul ei ole kunagi nagu hoiulaenu ühistuna neid sidemeid niimoodi olnud.
aga noh, kui me vaatame riiklikul tasandil seda asja, siis ega see saab väga raske olema, sellepärast et ega Venemaal ei ole otseselt meid vaja. Vaata, kunagi oli ikka see eestlastele räägitud müüt, et Eesti on geopoliitiliselt kuidagi Venemaale tähtis. See oli võib-olla Lenini ajal ja pärast seda, et sild ütleme läänega. Aga ma arvan, et Eesti, ütleme, siin ei ole enam ju ainsat jäävaba sadamat Venemaale. Venemaal on endal jäävabad sadamad. Venemaa üldse ei ole ainult näoga Euroopasse, vaid tema nägu on ka ju Hiinasse, Jaapanisse, Indiasse. Nüüd ka ütleme siis Ameerika Ühendriikidega vaatavad koos. Nii et Eesti ei ole talle nii oluline, nagu meie poliitikud valitsusest üritavad nagu näidata, eriti veel seda, et peaks Venemaaga kuidagi olema esivõitleja nüüd siin Eesti või midagi taolist. Nii et vaata Tartu Hoiu-laenu ühistul oli üks liige, ta alati ise rõhutab, et 69 liige algusaegadest ja ta käib mul alati head uut aastat soovimas. Ja ta on ikka mulle rääkinud seda, et kord aastas me umbes niimoodi tihemalt suhtleme ja ta töötas Maksu- ja Tolliametis. Ja ütleme aastat 15 tagasi ta mulle juba rääkis, et ainsad ekspordiartiklid, mis Venemaale lähevad, on Kunda tsement ja Tallinna kilu või sprott. Ja ütleme, kui ta siin oli 5-6 aastat tagasi ütles, et nüüd ei lähe enam neid kah. Et mina näen ainult siin Tartus, ütleme, läbi Elva ja Valga või kus nad tulevad rongid Venemaa naftaga. Seda on meil tarvis Venemaa kaupa. Ja Venemaa dikteerib loomulikult ka hinna, eriti nüüd tingimustes, kus Ameerika Ühendriikidega hakkab paremini läbi saama. Aga kuidas meie õigustaksime ennast, et miks iseseisvat Eestit oleks tarvis, ütleme, Venemaale, aga miks ka iseseisvat Eestit oleks tarvis kas või Euroopa Liidule või Ameerika Ühendriikidele. See mõtestustöö on meil 33 aasta jooksul, kui me iseseisvad oleme olnud, tegelikult tegemata. Ega meid ei olegi kellegile tarvis. Me ise muidugi arvame seda, et me oleme kohutavalt väärtuslikud. Aga kuidas me nüüd, ütleme, olles ennast nurka mänginud igas mõttes, ei kutsuta meid ju ei Euroopa Liidus laua taha. Ei ole meil otsesidemeid Ameerika Ühendriikide valitsusega, ei Indiaga, Hiinaga, ei ka Venemaaga, sealt oleme ise nurka mänginud. Nii et ega väga raske saab olla siit välja tulla tegelikult. Sul on õigus täiesti, aga ma pidasin silmas muidugi, et Venemaa sealt poolt kaupa saada praegu on ju, eks ju, oleks vaja puitu, oleks vaja metalli, oleks vaja mineraalväetisi, rääkimata elektrist, rääkimata naftast, bensiinist, gaasist. Elektri me lõikasime ise läbi. Et ka sinna oleks investeeringuid tarvis juhul, kui oleks poliitiline valmis olek taastada. Vaata, siin, Andra, tekib küsimus, miks ma siia sihin, ega ma nüüd ei propageeri seda, aga kokkuvõttes tuleb kunagi kellelgi võib-olla anda vastust selle eest, et kas see sanktsioonide poliitika, praegu nad loevad Venemaale, on tehtud 28 000 sanktsiooni kokku. See on meedias läbi käinud number. Seal on üksikisikud ja firmad ja nii edasi. Aga kokku neid on artikleid 28 000. Venemaa on üsna oskuslikud läbi Hiina ja India ja seal nende teiste riikide, Iraani on tulnud nendest vingerdab välja seal. Aga nüüd on küsimus, kui me hakkame vaatama võib-olla aastate pärast ja mõtlema, et kas Euroopa Liidu tähendab sanktsioonide poliitika oli õigustatud. Ukraina on nüüd lõhutud, ehitatakse üles uuesti, okei, sõda on läbi, teine maailmasõda on ammu unustatud, me enam sakslasi ju ei süüdista, et nad sõda alustasid ju, sama võib-olla juhtub ka Venemaaga, aga selleks on aastakümned mõningaid. Aga kas võib-olla tuleb meil kunagi vastata küsimustele, et meie see poliitika, see majanduspoliitika sõja ajal Venemaa suhtes oli ebaõnnestunud, sest ta muutus kahjulikuks Euroopale endale. Mulle tekib küsimus, kas meie ise muide ei ole selle sõja kaotajad, kes me kogu aeg seda Ukrainat niimoodi toetasime. Muidugi me peame teda toetama, aga just see Venemaa majanduspoliitika, Venemaa suur riik, nagu Trump ütleb ju, 15 tundi tuleb lennata üle Venemaa, eks ju, et vaadake riiki, ta kordab seda nüüd iga päev peaaegu juba. Et võib-olla on see ekslik poliitika, kunagi näeme, sest meil jäi ainult pärast seda jääb mis asi, ainult ülikallid energiahinnad ja ülikallid muud hinnad kõik.
Meie inimene maksab väga palju asju välja ju. No vaata, eestlane suuremas osas minu arvates ei suuda võtta suhteid Venemaaga objektiivselt. Ja see on sul õigus. Sellepärast, et minevik pressib väga peale. Et millegipärast ütleme, no kuidagi nõukogude ajaga sai nagu see välja, et vaata Saksamaa suhtes me nagu nii ei ole, kuigi Saksamaa on ju ka meid anastanud ja vallutanud ja igatemoodi on sakslased käinud siin ristiretketel ja tapnud ja ütleme ristiusu sildi all siin vallutanud. Et Saksamaa suhtes meil täna ei ole nagu suhtseid tundeid. Kuigi, eks ju, nad käisid meie tüdrukud kõik üle ja siis peksid meid seal tallis nii palju kui jõudsid talumehi ja neid orjastasid kõik see mineviku raamat, aga me seda nagu ei võta nii tõsiselt. Ja, aga no vaata, ma käisin siin mõned aastad tagasi, vist 2019, kui seda sõda veel nii aktiivselt ei olnud ja sai veel minna, käisin Petseris, kunagises Eesti linnas. Ja mis mulle seal meeldis, oli nagu see, et inimlikult, et üks siuke kohvik oli Must kass ja seal venelane, kes oli käinud ilmselt siis Petseri Eesti koolis, hakkas minuga rääkima eesti keeles. Et mul oli kohe süda läks soojaks. Aga kui ma käisin Petseri linna peal ringi ja Petseri kloostris, siis tead, mis keeles olid seal sildid? Olid loomulikult vene keeles, olid inglise keeles ja olid soome keeles. Ega Soomel ei ole ka ju sooja tundeid. No turiste käib nii palju. Turiste käib, aga Eesti piir on ju lähedal. See tähendab, et see on Eesti välisministeeriumi ja kultuuriministeeriumi tegemata poliitika. Absoluutselt. Nii et Eesti ei suuda ka, ütleme, nii pisikestes asjades nagu selline kultuuridiplomaatia ei ole suutnud ennast kehtestada. Nii et eestlane vaatab nagu venelast läbi siukse kannatuse prisma, et nad on meile palju kannatusi teinud ja ta ei suuda tulla objektiivselt, et vaata, et üks asi on need mineviku kannatused, aga teine asi on nagu see, et me peame kaubavahetust tegema enda huvides, püüdma teha enda huvides ja poliitikat, välispoliitikat ellu viia enda huvides. Kuidas mulle üks tuttav ütles siin üks päev, et venelased saatsid meid Siberisse, aga sakslased saatsid ahju. Eks ju? Ja nii on olnud ajaloos ju. Meil on ju see lehekülg selgeks rääkimata. Ma käisin hiljaaegu, muide käisin Klooga laagris, see kontsulaagris või konsultatsioonilaagris. Käisin vaatama, seal on suur väljapanek ja kõik. Et me pole sellest palju rääkinud, aga see selleks. Aga ma rõhutan seda, et tegelikult Saksamaa sõjakuriteod unustati juba 60. aastateks päris ära. Juba läks lahti ju Saksamaa relvastumine ja Saksamaaga kaubavahetus ja sõprussidemed ja nii edasi. Nii et meil tuleks nagu vaadata praegu tulevikku ka, ega midagi pole teha, Venemaa jääb meie kõrvale, nagu öeldakse, et vaadata, mis seal siis tuleb selle kaubavahetusega. Aga täna meie sõber Paur ju teeb saateid sinuga, käib koos tegemas kogu aeg. Ja ma kuulasin tema saadet täna hommikul selles Kagu-Eesti raadios. Ja seal oli tal siis üks vestluskaaslane ja see vestluskaaslane küsis, et kuule Paur, et ütle mulle Rail Balticut me ehitame, paneme hirmus palju raha sinna, et kas sinna tuleb Rail Baltic Eesti territooriumil, tuleb Euroopa laiusega rööpmepaar või tuleb see endine, mis meil praegu on see Venemaa. No muidugi me teame, et tuleb Euroopa laiusega ja see mees ütles väga, väga täpselt ja minu meelest väga läbi mõeldud, mille peale meie pole mõelnud. Aga siis on jama ju. Seda raudteed pole siis vaja, sest Venemaalt vagunid siia peale sõita ei saa. Piiri peal lõpeb asi ära. Muidu võiks see olla ju suur see ühendusliin Euroopa ja Venemaaga ja Venemaalt tulevad Hiina kaubad siia Peterburi kanti selle Ustluga sadamasse ja siit raudtee pidi edasi viia. Vaata, millised mõtted ettevõtjate ja ärimeeste peas käivad. No aga see on täiesti loogiline ja nii peakski olema. No nii peakski olema. Ega Eesti, midagi ei ole teha, tähendab, siit ei tule kuidagi välja minu russofiilia ega poolehoid Venemaale, aga Eesti loomulik turg, mitte midagi ei ole teha, on Venemaa tegelikult, sest vaata, asi on selles, et Pitseri lööb sellele peale see 50 aastat Nõukogude okupatsiooni, kus me tegelikult orgaaniliselt kasvasime kokku Venemaa majandusega ja samas lääne standardid läksid eest ära, lääne turg jaotati ja Eestil kui väikeriigil ongi väga keeruline lääne turule selle majandusmudeliga, mis meil täna oleme valinud, tulla sellepärast, et ega meil konkurentsieeliseid ju ei ole. Mina vaatan seda läbi konkurentsieeliste prisma. Ei ole enam madalat maksusüsteemi. Ei ole. Ei ole odavat tööjõudu. Ei ole.
Energiat ei ole odavat energiat, oma energiat ei ole, Ja. ei ole häid looduslikke tingimusi Ja. ja ei ole suurt territooriumi, nii et ja tead, mida veel ei ole? Ei ole enam seda vaimu. vaimu ka ei ole. Vaimu ei ole, kuidagi kõik on nagu tõmbunud karpi ja ei ole mingisugust, vaata, kui me siin laulsime ennast vabaks, siis läksime ja jõuliselt ja täis puhangud ja lapsi sündis ja nüüd on absoluutne vaikus kõik. Ma ei näe mitte midagi, mis mind erutaks, et homme on parem, sest iga uudis, mis tuleb, ütleb sellest, et homme läheb halvemaks. Ja, nii on. See maks tõuseb. Sul on see vanker siin ukse all, eks. Automaks lõpetage ära, et seda oleks kõike vaja teha. Aga ma ütlen ka seda, Venemaa teema lõpetus kogemata tuli nagu see teema siia, ei olnud ette mõeldud. Et kõik võib muutuda. Trumpi võimule tulekuga muutus üleöö kogu maailma poliitika või suures osas. Aga meil on neid, sinu enda partei ja teised parteid võivad asjadele peale hoopis teistmoodi hakata vaatama, eks ju. Et tuleme siin tead, mille peale räägi parem, kuidas sul siis partei töö läheb. Mind kogu aeg huvitab. Keskerakond, kuidas elab? Kuule, Keskerakond elab Tartus väga hästi, ausalt öeldes. Valmistume valimisteks. No, võt. Ja mida ma tahan öelda, vaata, minu juhtimisel, Vaata, räägi, minu juhtimisel 50% on reiting paranenud. 50%, sest eelmistel valimistel me saime 4 kohta. Aga nüüdsed reitingud ütlevad juba, et kui täna oleksid valimised, oleks Keskerakonnal 6 kohta. Vot näete valijad, keda tuleb valida. Andro Roos tuleb valida. Aga minu siht on võtta pooled kohad Keskerakonnale. Tartu volikogus, see tähendab 25 kohta vähemalt 49 kohast. Ja Keskerakond peab muutuma selliseks, millest alguse sai, sisuliselt rahvarinne. õige. Keskerakond, mina ei näe Tartus Keskerakonda mitte opositsioonina, vaid ma näen Keskerakonda vastupanu liikumisena. Siia ümber peavad koonduma inimesed, kes on vastupanu liikumine millele vastu? Reformierakondlikule mandumisele. Reformierakondliku mandamisele. Nii et ega Reformierakond ei ole ka ainult ju partei. Reformierakond täna on sisuliselt meie ühiskonna hävitaja koos oma osakondadega. No see üks osakond on Eesti 200, teise osakonna nad viskasid praegu valitsusest välja. Sest vaata, nende ideoloogia ei ole nagu suunatud selle peale, et kuidagi Eestit arendada või siit Tartut arendada. Nende ideoloogia ongi suunatud kokku tõmbamise ja välja suretamise peale. Ma täiendaks seda oma nii-öelda mõttemalli läbi, et ma tunnetan nagu, et tahetakse võtta viimast kuidagi moodi, näha, et arengud lähiaastakümnetel pole näha, aga võtame seda veel, mis me saame siin. See kantakse sinna ja see kantakse sinna ja need samad tuulikud 2,6 miljardit, eks ju. No nüüd see pandi seisma, pärast tuli välja lehest, lugesime, et oli jälle mõeldud oma seltskonna rahastamiseks, eks ju. Et selline mentaliteet nagu praegu on ja ma ei näe üldse, et oleks praegu valitsuses, kui ma vaatan neid inimesi, kes seal on, ma seal riigimehi ei näe. Ma ei näe seal uut Jaan Tõnissoni, ma ei näe seal uut Edgar Savisaart. Ei ole. Ei ole. Neid mehi, kes laialt mõtlevad, nad käivad kõik tööl. Õhtul portfel kätte ja naise ja laste juurde tagasi kojugi. No, kui ma sul ausalt ütlen, sa ütlesid ju saate alguses, et Trumpi valitsuse liikmed, et nad on sellised tehtud poisid ja tüdrukud kohe nagu, eks ole, et välimuselt ikkagi juba riigimehed ja jutt on nagu tark ja selline, ikka riigimehe jutt, aga meie valitsus, no ma ei tea, degenerant vist kõlbab öelda nagu, kui sa vaatad kas või välimuselt inimesi, mitte kõik, aga päris paljud. Ei, no aga hakkame peale meie endine peaminister, eelmine, Kaja Kallas. No pidasime nagu, ikka siin juht ja tark naine ja nüüd ta sai siis kõrgeks välispoliitika esindajaks Euroopa Liidus ja mida me näeme? Tänase päevani, no ma ütleksin niimoodi, mitte minu sõnad, vaid ma võtan kommentaatorid, kes on YouTube'is ja väliskanalid, ma vaatan ikka neid kogu aeg, neid Ameerika telekanaleid ja Euronewsi ja läbi kukkumine. No kui nüüd Euroopa, 500 miljonit inimest elab Euroopa Liidus, läheb 300 miljonilisele Ameerika Ühendriikidele külla ja läheb, eks ju, sinna, et kindlasti Marco Rubioga, riigisekretäri või välisministriga kohtuma. Enne seda teeb Euroopas siin paar rumalat avaldust Ameerika poliitika kohta, jõuab kohale, lendab üle ookeani,
tuleb seal maha, lööb ennast üles, hakkab kohtumisele minema ja siis Ameerika välisminister vastab, aga meil täna päevakavas ei mahu. Päevakava läks sassi, me ei saa teid vastu võtta. Homme ka ei saa ja ükski kõrge ametnik vastu ei võtnud teda. Ta tuli saba jalga peal, istus lennukisse ja purjetas siia tagasi. Siis tuli välja Kaja Kallas järsku 40 miljardit üleöö, see oli 3 nädalat tagasi, eks ju. 40 miljardit üleöö kraabime raha kokku riikidest, anname Ukrainale. Prantsusmaa isegi, Portugal, Itaalia, kõik olid vastu, et sellist nalja ei saa teha. See tuleb võtta rahva taskust see raha, sotsiaalkulude arvelt, kuskilt seda raha ei saa. Siis ta lõi käega, okei, see asi kukkus jälle läbi. Järgmine, sellest kirjutas läbi seda Frankfurter Allgemeine väga laialt. Siis loeme järsku poliitikast, kuulus poliitiline ajakiri. Ta tahtis teha siis, eks ju, et nüüd, kui 40 miljardit kukkus läbi, teeme siis 5 miljardit üle Ukrainale ja ostame 2 miljonit mürsku. Samad riigid. Juurde tuli veel keegi, sinna tuli juurde, et me ei saa seda teha, kukkus jälle läbi. Ja see on nüüd meil Eestis lähetatud välispoliitika kõrge, ütleme, asjatundja peaks ju olema. Ma ei tea, millega tema büroo tegeleb, mis tal endal peas on, et sellised fopaasid üksteise otsa ja need ei lõppe ja tema juhib 500 miljoni liikmega elanikuga Euroopa Liidu välispoliitikat. Paneb küsimus, tekib, tahtmatult tekib küsimus, et kuidas see saab olla. Nüüd ja siin ongi ju liikmesriikide vahel on konfliktid juba tekkinud. Saksamaa on praegu vait, nüüd tuleb see uus Merts tuleb, eks ju, kantsleriks, eks ta hakkab uuesti siis kantseldama. Ja see on meie inimene läinud, meie kõige targem naine nii-öelda. Kuigi ma ei tea, ega Euroopas keegi pole valinud. Seal ju sätiti Ursula pani oma sõbrannad juba kohtadele. No, nii oli, jah. Seal juba mingid valikud ei olnud. Aga kui me vaatame praegust välisministerit Tsahkna, mida ta ütleb meile? No hirmu äratavaid loosungeid. Gruusiasse läks, võttis paar head suurt sarvetäit Gruusia veini ja siis läks opositsiooni miitingule. Välisminister, mis ei sobi absoluutselt. No taolised asjad. Et ma ei näe konstruktiivselt läbimõõdud ei välis- ega sisepoliitikat praegu. Ei ole väärikust ka. Vats oli õige sõna, ei ole ka väärikust. Ja siin tulebki, sa ütlesid Ameerika seltskond, nad on esiteks on nad hästi kasvatatud, teiseks on nad hästi haritud, hästi kõvasti, eks ju, kuulsad ülikoolid, sa tead neid rohkem, aga meil sellist tausta ei ole. Vaata, head vaatajad ja kuulajad, kes te meiega praegu kaasa mõtlete, kui me hakkame vaatama, ega eestlastel tegelikult ei olegi ju põlvkondadega välja kujunenud poliitilist eliiti. Meil ei ole ju advokaatide dünastiat, näiteks kellel on viis põlve, isa, vanaisa, kõik on advokaadid olnud, või juristid, või ärimehi võib-olla mõned seal puhk ja mõningaid on neid, aga... No puhk on nüüd Soome ärimees. No jah, niimoodi. No hümn on ka meil Soome oma. Hümn on ka Soome oma. Et kui sa vaatad, siis me ei saagi nõuda, meil on tegelikult ju, ongi selline võiman rahva käes poisid tänavalt. Täna oled sa lihtsalt väike ärimees, ettevõtja või vallavolikogu liige, homme oled minister. Mul abikaasa Elle, võetlev blondiin, küsis mu käest siin eile või üleeile, et kuule ütle mulle, et nüüd on kõik on ministrid järjest, et peaks hakkama Eestis arvestama nende inimestega, kes pole veel minister olnud. Hakkame meid kokku lugema või kantsler või asekantsler. Igaüks võib saada. No, aga Lenini sõnad, ka köögitüdrukust võib saada riigijuht, eks ju oli ju. No nii ta oli, jah. Ja ega see Lenini-aegne Nõukogude Liit oligi selline, et sisuliselt ta oli suunatud ju riigi hävitamise peale. Mis siis, et Vene riigi hävitamise endise režiimi peale. Endise, jah. Nii et vaata, Eestis puudub nagu selline kultuuri järjepidevus. Sest kui mingisugune traditsioon hakkab tekkima, siis kas seaduse muudatuse või meediaoperatsioonidega lõhutatakse ära. Ja. Nii et see on absoluutselt kõiges, see on äris, see on inimeste ühistegevuses, see on poliitikas. Ja eks see on nagu süstemaatiline tegevus ja ega see tegevus kese ei pärine meie ühiskonnast. Eks ta pärinebki meie ühiskonna vaenlastelt, väljapoolt. Ja eks need väljapoolsed tegelased panevad sellised Kaja Kallase sugused ja Kristen Michali sugused ja ka põhimõtteliselt valitsusse. Ja ega mina vaataks veel isegi laiemalt, et vaata,
mis hävitab Euroopa Liitu? Minu arust Euroopa Liitu hävitabki sügav juhtide ebakompetentsus. Sama muster. Et kui mina oleksin näiteks Venemaa valitsuses või ka Ameerika valitsuses, ma sokutakski sellised tüübid nagu sinna komisjoni ja parlamenti ja ühesõnaga vaataks, et polegi vaja nagu mingisugused vandenõu käske anda, et hävitage Euroopa. Nad oma rumaluses teevad seda ise. Ja peale selle juhte pole rahvas valinud. Ma mäletan, Ursula von Leyen, ta oli eelmisel korral, sai ta Euroopa juhiks õhtusöögil. Ei olnud kandidaate, nagu meil kunagi sai ju Kaljulaid selleks presidendiks. Kedagi ei ole, ma Riigikogus mäletan. Oi, seda ei tohi, Luik ei tohi, seda ei tohi. No paneme Kaljulaia mõeldi välja selleks järsku. Helistati, kuule, kas hakkaksid presidendiks? Ikka. Ja täpselt oli. No ma pean mõtlema, no mis tal mõtelda oli. Helistas tagasi 5 minuti praegu. Ma küll ei teagi seda fakti. Aga sama on ju seal ka pandud paika inimesed, kes peaks nagu juhtima, nagu juhi. Ja muster on täpselt sama, mis Eestis. Tähendab asja tundmatus, aga nüüd seal jänkide poolt on pandud, eks ju, veendunud vennad. Tuleb teha nii. Gröönimaa tuleb ära võtta. Eile vaatan ja imestan. Nüüd G.D. Vance saadab oma abikaasa, tal on väga veetlev brünett abikaasa, saadab Gröönimäele, kuna seal tuleb koerte rakendite võistlus. Suur maailma võistlus, tema sõidab kohale lennukiga. Ja siis läheb sinna ja siis juba esines juba seal selles televisioonis, seal ma vaatasin, eile näidati pöördumist ja kõik. Temal on suured tunded Gröönimaa vastu tekkinud ja tema tuli siia rahvast aitama. Ja siis järsku tuleb uudis veel, et aga teise lennukiga Waltz, kes vastutab julgeoleku eest, igaks üks lendas ka sinna. Tähendab, haaratakse see endale ja teab, mis põhjendas. Siis G.D. Vance ütles, eile oli televisioonis tal esinemine, ta ütles niimoodi. Ma nüüd mälu järgi tsiteerin. Gröönimaa üldse on halvasti valitsetud. Emariik ei ole tema vastu väga palju huvi tundnud. Me tunneme kaasa selle Gröönimaa rahvale ja me peame oma abistava käe andma. Vaat niimoodi võetakse riik nüüd ära, eks, mitte riik, aga ütleme suur. Et selline poliitika läbi mõeldud täpselt nii teeme muidugi anastamispoliitika. No ja see on ninanips ka Euroopa Liidule, kust Gröönimaa omal ajal välja astus. Sellepärast, et ei saanud kokkuleppele seal kalastusküsimustes ja muudes küsimustes. Nii et see näitab Euroopa Liidu konkurentsivõimetust tegelikult. Sul on jumala õigus, aga vaata Türgit praegu. 15 aastat ma mäletan, käib jutt, kas Türgi võtta Euroopa Liitu või mitte. Praegu on verevalamine. Käib ju suured rahutused Erdogani vastu käivad praegu. Tahetakse teist režiimi manna. Nii et kui me vaatame, kõik podiseb, kogu katel podiseb. No ja peale selle Süüria. Süürias on praegu niimoodi laibad, tulevad rünnakrühmlased, tulevad sinna küladesse ja tõmbavad maha kõik, kes ees on. Lihtsalt, et hävitada see eelmise režiimi jäänuseid nii-öelda. Kuigi need pole mingid poliitikud sellega, sõdurid ega keegi. Tähendab, mängitakse üle kogu seda maailma praegu, aga kui me hakkame vaatama, sama tehti ju Liibüas omal ajal ja seal Gaddafid ja kõik, kes seal maha võeti, nende diktaatorite ajal oli nagu mingisugune kord majas. No nüüd on kõik laokile. Et vaata selles tohu ja pohus tuleb hakkama saada ja mõtelda kainelt. Ja ma kutsuksin inimesi üles, midagi ei ole teha, rohkem tuleb mõelda oma peaga. Kas ei ole õige? Tuleb täiesti õige. No sina oled suur mõtleja. Ma sellepärast panin mütsiga pähe, et mõtted välja ei tuleks. Ei, no me lihtsalt panime minu ettepanek sellepärast, et näitame, et me olime siin Trumpi toetasime ja olime õigel teel. Ja seepärast tuleb Andres kuulata Tartus, mis tema ütleb. Sobiks Tartu linna peaks hästi. No aga Tartu linna peaks ma hakkan. Kui me 25% või vabandust, 25 kohta saame Tartu volikogus. Teie abiga head televaatajad. See on hea, et sul on lootus. Kuigi ma pean sulle ütlema oma kogemustes, et Tartu on väga raske linn ja Tartu vaim on tead niimoodi hästi sisse elanud. Aga vaata, Tartut on meil vaja sellepärast, et ma arvan, et ei ole võimalik parlamentaarselt niimoodi, vähemalt 2 aastat on võimalik valitsusel teha küllalt head hävitustööd nagu Eesti. Sellepärast, et Riigikogu valimised on ju 2027. aastal. Ja vaata, ei suuda nagu, vähemalt praegu nii tundub, Keskerakond ja EKRE parlamendis ikkagi kukutada seda valitsust.
noh, ütleme 2 aastat on veel No ees. ütleme ei võita, ei jõua. No, sest ega kukutamine kõlab halvasti. No jah, ütleme niimoodi maha võtta. Ja maha võtta ja. Parlamentaarselt maha võtta. Kingiseb. Ja, sest no kuigi tegelikult ütleme see ülekaal on ju nagu õhkõrn, et 52 kohta justkui isegi ametlikult 50 kohta. No ja Isamaast pole asja. Aga no Isamaast ei ole, tundub jah. Ja on need aknaalused ka, kes tegelikult tundub, et rohkem nagu toetavad ikkagi seda Reformierakonna kurssi. No aga neil öeldakse, et sa oled järgmises nimekirjas. Kuigi said sisse Keskerakonna häältega ja EKRE häältega ja ühesõnaga kõik niimoodi. Ja vaata Isamaad, kui palju seal on kõik Keskerakondisi läinud ja Ratas sinna läinud ja kõik. No niimoodi ta on. Põhimõtteid pole nad. Aga vaata, minu plaan oleks nagu see, et Tartus teha vastumõjukeskus. Vastumõjukeskus keskvalitsusele. Ma kirjutan üles nii hea sõna. Ja sellepärast see oleks nagu ju 2 aastat enne Riigikogu valimisi. See võimaldaks hävingut peatada või isegi häving lõpetada varem kui 2027. aasta Riigikogu valimised. Kujuta nüüd ette näiteks. Ütleme, sa oled ka ju Keskerakondane, ma räägingi selle pärast meie. Muide, Savisaare soovitatud ja kutsutud. Keskerakond omal ajal, 94 aasta. Nii. Et kui meie saame Tartus 25 kohta 49-st, 20. oktoobril on selline olukord, Keskerakonnal on 25 kohta 49-st. Ja me hakkame vastu võtma otsuseid linnavolikogus. Ja me hakkame tegema ka ettepanekuid Vabariigi Valitsusele üldise poliitika muutmiseks. No näiteks, vaata maksud on väga suur probleem, mis tegelikult kägistavad inimesi ja ka bürokraatia, mis kägistab. Me teeme ettepaneku, no ütleme, Tallinnat me puudutada ei saa, me oleme Tartu linnavolikogu, aga me teeme üksmeelse otsuse ja ettepaneku Vabariigi Valitsusele. Me anname sulle 2 valikut. Annad 200 miljonit raha, et teha siia korralikud investeeringud, et Tartusse tuleks tööstus, et ühesõnaga ettevõtlus hakkaks elama, et inimestel oleks tööd ja leiba. Nii et me teeme sellest 200 miljonist 5 aastaga 1 miljardi. Ka Vabariigi Valitsus saab, ütleme, sellest maksulaekumisega, see ei oleks ainult Tartule, see oleks ka kogu Eestile. Või kui raha anda ei taha, raha neil ei ole, see läheb Ukrainasse. Oma tasku ka. Ja oma tasku ka. Teeme erimajandustsooni. Tartul on endal õigus kehtestada kohalik maksurežiim ja teatud ettevõtlusküsimustes ka tõmmata bürokraatia alla, et meie ettevõtted saaksid hakata elama ja pakkuma inimestele tööd ja leiba. IMT, isemajandav Tartu. Isemajandav Tartu, vaata Tartul, no aga ära. 90ndate alguses, kas oli, nimetati veetõusmeteks. Oli härra veetõusme linnapea, tema tegigi Tartu oma raha. Jaa, mäletan, tuleb meelde. Nii et ega see ei tähenda ka seda tänases kontekstis, et me peaksime kuidagi sülitama euro peale või euro minema saatma. Aga sellised innovatiivsed lahendused, vaata Trump ka ju võttis kasutusele oma krüpto näiteks. Nii et tänapäeva tehnoloogilist võimalused annavad meile väga palju lahendusi, mida me saaksime rakendada, kui oleks piisavalt mõistust ja oleks ka mune. Kuule, kas Tartu vangimajas ikka on mõned kongid veel ikka töötavad või? Pidi pool tühi olema. Pool tühi, ma ütlen, te mahuta sinna hästi kõik ju. Selliste mõtetega. Ei, me tahame linnavolikogusse minna. Sul oli väga hea ikka vastumõjukeskus, on hea, mitte vastu haku. Vaid vastumõju. Väga ilus väljend. Jaa. Nii et ühesõnaga, mina selle plaaniga lähen. See oleks meie lootus tegelikult. Ja mitte meie kui keskerakondlaste, vaid meie kui eestlaste ja eestimaalaste lootus. Sina oled meie lootus, Andro. Ja sina ka. Ja teie, kes te vaatate. Aga ma tahan öelda, ma toetan sinu juttu praegu, et te Tartut tahate siin nüüd niimoodi mõjutada oma seltskonnaga. Ja ega Tallinn on ju samamoodi, Keskerakond ju suured plaanid on selle peale, et Tallinnas võimu taastada. Ja kui me vaatame praegu Keskerakonna üldist käekäiku, siis ei ole see halb. Ta tõusis ju siin eelmisel nädalal 3. kohale juba. Isamaa oli Reformierakond oli ja 3. oli Keskerakond. Ja kui oli see uuring, oli siin avaldati need meedias siin ka eelmisel nädalal, keda rahvas soovib peaministriks, teisel kohal oli Kõlvart. Teisel kohal oli Kõlvart ja ma ise ütleksin niimoodi, ma mõtestasin nagu enda jaoks lahti, vaata tema on ju selline poliitik, ta räägib asju tunduvalt laiemalt, esiteks haarab ja sügavamalt. Rahulikult sügavamalt maailma mastaabis.
ja ütleb, et tulevikku ei tule vaadata ainult homme ja ülehomme, vaid tuleks vaadata ikka aastasadade peale veel, kuhu me tahame minna. Ja nagu hiinlased ütlevad, 1000 aastat ette tuleb vaadata, aga see on lühike aeg. Me ei tea, mis me sellega ära jõuame teha. Nii et selles mõttes ma täiendan siin, et Kõlvart siiski annab välja riigimehe mõõtu. Väga. Ei, Kõlvart annab väga hästi välja. Ma arvan, et praegu me riigimehe mõõtu annab välja Andro Roos, sa oled riigimees, sa oled riigi peale mõtleja. Mihhail Kõlvart, muide tema abikaasa Anastasia väga hästi esineb Riigikogus, juristi haridusega, motorisportlane, ilus ka veel peale selle. Ja muidugi ma ikkagi ütleksin EKRE juhid, isa ja poeg. Mart ja Martin Helme on ikka kõvad poliitikud, aga ühe nime, sa ka seda ei nimetan, aga ma nimetaksin juurde, kes on nüüd eriliselt välja tulnud, see on Varro Vooglaid. Oma rahuliku analüüsivõimega. Tema saated YouTube'is, eks ju, nad on küll väga pikad, aga haruldased sisukad ja huvitavad ja läbimõeldud ja et selliseid mehi meil on, nii et sa saad oma selle meeskonna kokku küll vastumõju keskusesse kõik. No näed. Ja vaata, hea on nagu see, et me ei lahterda ju inimesi nagu erakondade järgi. Ja, täpselt. Et me tunnustame ka neid, kes on justkui teises paadis. Aga tähtis ongi nimelt see, et me koos ajaksime seda Eesti asja. Mõtleksime koos riigile ja rahvale. Eesti asi, see väljend on ära unustatud juba. Vahepeal oli ta nii moes, eks ju meil. Aga nüüd on, kuna see praegu nende poliitika on olnud, viimaste valitsuste poliitika siin, on olnud ju selline, et inimesed on surutud maad ligi oma pere probleemidega, et nad on ära väsinud, nad ei jõuagi kaasa mõelda või siin, ütleme, või seda Eesti asja oma väiksel tasemel ajada. Vaata, ma toon alati ühe näite. Praeguses Eestis, Andro, sa oled noor mees. Praeguses Eestis, ütleme, 20-aastane, ma ei tea, millal abielutakse, 20-25 kusagil, ja on väga raske, ja head vaatajad, kuulajad, mõtleme ka kaasa, on väga raske luua õnnelikku perekonda. Punkt 1, sul ei ole elamist. Kui sa tahad saada omale eluaseme, kas mingisuguse maja väikese või parema korteli, no siis sa pead tegema ennast poole eluaegseks vangiks. Mitte vangiks, vaid selleks, laenuvõtja, laenuvangiks. Teiseks, sul peaks olema siis ka auto. No selle peale raha ei jätku. Perekonda on vaja hoolitseda. Lihtsalt need sissetulekud keskmisel inimesel on sedavõrd väikesed, et õnnelikku perekonda luua on väga raske ja muidugi ma pean ütlema meeste kaitseks, et põhiraskus langeb siiski meeste õlgadele, sest vaatamata sellele, et ema hoolitseb hästi perekonna eest ja lapsed on hästi kasvatatud, aga isale jääb ikka see raha koju toomise ülesanne. Ja kui sa ikka kuu lõpus tuled ja see palk on ikka vilets, et perele ei jätku, siis võtab ikka nii, hakkab tervise peale, paneb jooma, võtab meeleolu alla. Nii et õnnelikku perekonda mina praegu juba elukogemustega inimene vaatan, et väga raske luua. Väga raske luua noort seda perekonda. Ja mida te peaksite Tartus hakkama tegema, neid üürimaju ehitama? Mul on parem idee. On, jah. 100 miljonit on täna ette nähtud Sükule või selle Siurule, mida ei ole vaja siia. Mida ei ole vaja. Vaata, kui me igale perele, kes on valmis sünnitama järgmise 5 aasta jooksul, näiteks ühe lapse juurde, kes ei pruugi olla täna Tartu kodanikud, aga tulevad näiteks Tartusse. Sünnitama. Jagaksime. Sünnitama, elama, töötama, lapsi kasvatama. Kui me selle 100 miljonit jagaksime laiali näiteks 10 000 perekonnale, siis iga perekond saaks 10 000 eurot oma kodu soetamiseks, remontimiseks, laenu tagasi maksmiseks. See oleks motivaator. Ja vaata, niimoodi me peame hakkama tegema, sest ma ütlen sulle, kui mina saan linnapeaks, esimene käik on see, me võtame volikogus vastu otsuse, et see 100 miljonit Sükule tühistada. Ja me läheme linnavalitsuse taotlusega Riigikogusse ja ütleme, et tõstke see raha ümber Tartu perede toetamiseks. Ja linnaeelarve vahendid paneme ka sinna. Nii et sellist asjadega me peamegi peale minema. Ilma noore pereta ei tule midagi riigist välja ju. Ja see tõmbas ka tööstuse käima, sellepärast, et kui läheb lahti kodude ehitamine, siis on tarvis ehitajad, on tarvis materjale. See kõik on nagu ju tööstus, see on töö ja leib ja see on ka maksutulu. Neid hädasti oleks tarvis need korterid või eluasemed või midagi, et inimesel on väga raske alustada. Et head plaanid on kuulda sul peas.
Tuleb ellu viia. Nii tuleb ellu viia või no ütleme, vaata, kui ma Riigikogusse kandideerisin, siis minu üks ettepanek oli, Eesti Pangal on ju jaotamata kasumit. Jah. Eesti Pangal on reservid. Et tegelikult need Eesti Panga reservid tuleks võtta kasutusele, et noortele peredele anda 0% eluaseme laenu pikaks ajaks. Me ei pea riigi raha laiali jaotama, aga me saame anda 0%. Sest vaata, ma saan aru sellest, et kommertspangad teenivad, ütleme selle pealt, et kui sa paned tööstuse käima, võtad selle jaoks laenu ja see on nagu äritegevus. Aga oma kodu ostmine on tehtud Eesti Vabariigis 33 aasta jooksul äriks, pankade jaoks äriks, aga see ei tohi olla äri. Inimese elamise pealt, toidu pealt, kodu pealt ei tohi teenida ärimehed. Ja vaata, siin peab Eesti riik appi tulema. No loodame, sinu juhtimisel tuleb. Kas ma võin teha väikselt ka reklaami saates või? Mitte ainult ei või, vaid peadki. Nii, sa panid juba kirjad alla. Head vaatajad, nüüd minu poolt tähendab see pangaarve, mis on minu näol nii-öelda. See on nüüd Seeb pangaarve. Ja Andro pildi all on siis Swedbanki arve. Ja siin on ka meie kesknädalas on suur üleskutse, et toetaksime Keskerakonda. Noh, ma seda lugeda ei ole vaja siin läbi ekraani, aga näitan lihtsalt, et riigi kohus tegi ikka minu meelest küll väga ülekohtuse otsuse 1 000 000 eurot ühele MTÜ-le. See on ikka väga suur summa trahvi, eks ju teha. Ja Keskerakonnal on see, no praeguse seisuga juba on kusagil 100 000 saadud kokku kogutud raha, rahvaannetuste teel ja lihtsalt need panga andmed või panga need numbrid, nüüd arvenumbrid on siin all, kuhu Keskerakonna kontot tähendab, kuhu võiksite väikese summa raha kanda. Mina olen paar korda seda teinud ja olen ka reklaami teinud siin ja lehes avaldanud ja et aitame üksteist ja püüame siis rahaliselt aidata seda Keskerakonda ja seda sama selle mõttega, et saaks ka Andro sinu ideed ellu viidud. Kui ikka erakond ise on tugevam, on ka sul kergem ja tugevam siin Tartus olla. Jah, ja näitame sükest eestlaslikku jonni, et tahetakse hävitada Keskerakonda kui rahva liikumist, aga see ei tule välja. Et see ei tule välja, et rahvas ise hakkab mitte vastu, vaid vastu mõju avaldama. Vastu mõju see on hea sõna sul. Vastu mõju avaldama, et ärge tehke liiga, sest no see on selge, see 1 miljon on üle paisutatud, eks ju. Ta ei ole, kuidas seda öeldakse, ebaproportsionaalne. Keskerakond pole selliseid süüsi teinud, lõppude lõpuks kõik. Et nii see on ja vaata, ma tahtsin veel öelda siia veel juurde, hüpates tagasi meie eelmise teema juurde, mis mul praegu pähe hüppas ja tuli pähe, et vaata, kui me vaatame meie valitsuse liikmeid ja vaatame neid, no me vaatame eliiti, siis ma hakkasin mõtlema üks päev. Edgar Savisaare, mul on tema raamatud kõik kodus olema, on üle meetri, on raamatute kuhi, mis on tema kirjutatud, koostatud, sätitud, Savisaare nime on raamatud. Ei kirjutanud ühtegi raamatut, kui oli peaminister Jüri Ratas, isegi Savisaare kukutaja. Ja kui hakkad praegu vaatama, kes meil võimul on, ma ei loe ühtegi raamatut, kus oleks ka Eesti tulevikust või teooriast kirjutatud. Kaja Kallas vaatas Barbi filmi. Jah, no võt. Et ei ole seda, et riigimees kirjutas raamatu Minu Eesti, kuhu ma tahan minna, kuhu teie abiga ma tahan Eestit viia. Vaat see mõtte puudub. Aga tuletame meelde neid samu kuulsaid, eks ju, Tõnissoni ja Pätsusi ja noh, kuidas keegi nende peale vaatab, aga nad olid selles mõttes riigimehed, nad ikkagi mõtlesid selle Eesti peale. Noh, üks ütleb, üks on parem, teine parem. Minul on ideaal on muidugi Tõnisson või seal Jaan Poskad ja kõik. Ja, et me nägime mõtlevaid riigijuhte, kellest on praegu suur puudus. Mõtlevaid ja tegutsevaid. Ja tuleks ikka öelda välja, kui me siin juba oleme niimoodi oma mõtetega tulnud Eesti saatuse juurde, siis ma ootaksin Kadriorus. Vaata, meil on väga mehine, väga hea väljanägemisega president. Aga ma ootaksin sealt ka mehelikumaid otsuseid aeg-ajalt. Jah, kus juures vaata, kui ta presidendiks sai, siis mul väike lootus oli. Sest ega ta tegelikult ju rektorina või ka riigikontrollina paha mees ei olnud. Ei no hea mulje, et ta pole ja tark mees. Väga hea mulje ja niimoodi ja vaatab ikka.
justkui ära pooletult ja nii edasi. jah, Aga tõesti nagu kohad, kust saaks presidendi võimu rakendada. Jah. Sest ega Eesti presidendil ei ole väike võim. ei ole. Ta ongi ju põhiseaduslikkuse järelevalve. Ja, Ta saaks analüüsida, kas mingisugune seadus on põhiseadusega kooskõlas või ei ole. Kas või riigieelarve, mis oleks kutsunud, mille vastu võtmata jätmine oleks kutsunud esile erakorralised valimised. Jah. Ja kui ka õiguskantsler ütles, et tegelikult ta rikub põhiseadust, sellepärast et riigieelarve read juba ei ole toodud mitte seaduses endas, vaid seletuskirjas, Jah, mis ei ole põhiseadusepärane. Presidendil oleks hea võtta, ei ole põhiseaduspärane, ma ei kuuluta välja ja tulevadki erakorralised valimised. Ja ongi nii oleks, aga ei ole. Ei ole seda tehtud. Muide, sa oled erakorraliste valimiste poolt, ma saan aru. No ikka poolt. Mina olen ka selle poolt. Nüüd on üks allkirjade kogumise kampaania ka lahti. Mina allkirjastasin. Ma veel pole jõudnud, aga ma tahaksin ühte asja öelda, ma arvan, sa oled minuga nõus. Kui need erakorralised valimised äkki kuidagi esile kutsuda, siis tuleks seekord teha ilma e-hääletamiseta. Teeme ükskord paberiga, läheme ausa inimese moodi, laseme oma bülletääni selle kasti, käime valimisjaoskonnas, sest me ei saa usaldada seda e-hääletamist, e-valimisi. See jutt on nii pikk, me ei mahu sellesse saatesse ega ka mitmesse saatesse. Aga ma soovitan sul, Heimar, ja saatekuulajatel ka tulla 4. aprillil siia Plaan B kohvikusse, Tähtvere tänav 4 Tartus. Märt Põder, e-valimiste spetsialist ja kuidas ta ise ennast kõik nimetab. Ja mitte ainult ise ei nimeta, vaid ta on ka väga tark mees. Tuleb, teeb meile puust ja punaseks selgeks, kuidas igal kodanikul oleks tegelikult võimalik e-valimiste vastu võidelda. Ma olen temaga isiklikult ka rääkinud ja ega need võimalused ei olegi nii ahtakesed. Et maailm on edasi arenenud, tehnilised võimekused on edasi arenenud ja ta teebki sellise töötoa, kus ta tutvustab seda, kuidas põhiseaduspäraselt e-valimised, juhul kui valitsus ise ära ei lõpeta, kraavi ajada. Ja mis sa ei öelnud, mis kell? 4. aprill? 4. aprill kell 6. Õhtul kell 6, 18.00. No mina Märt Põderit hästi mäletan ja juba sellest ajast, kui Pealinna lehte ta kirjutas ja Kesknädalasse kirjutas ja no ikkagi teadja mees. Ja ma meenutan veel ajaloos, näiteks Keskerakonna ajal või võimu ajal, kui Savisaar oli linnapea, siis oli ju mitu suurt rahvusvahelist nõupidamist siin, kus olid ameeriklased kohal, sakslased kohal ja mitu raamatut on ilmunud. Kaotatud sedelid on paks raamat näiteks üks ja kus kõik sai ära tõestatud. Muide ja vaatajatele teadmiseks, kui lähed sisse e-valimised YouTube'is, siis võid leida veel nende konverentside materjale, need ameeriklaste sõnavõtte. Et mitte mingil juhul ei tohiks seda teha. Ja muide nüüd on oodata ju otsust mingisugust, Milano otsust või kus kohal EKRE andis ju sisse kaebuse. Oli küll. No, aga see OSCE, need on niisugused. Ma väga palju ei looda. Ei looda väga palju. Aga ütleme, mingi mõju tal võib olla, sellepärast, et vaata, mida suurem hirm või mida suurem takistus nagu e-hääletustel või vastuseis, seda väiksem soov ka valitsusel selle kaudu pettust teha. Ja peale selle veel on see mõjub ka ikkagi mainele ka, ikka tuletab meelde seda asja ja eks ju selline kaebuse esitamine või mitte kaebus või avaldus, kuidas see oli? No ühesõnaga negatiivset tähelepanu igal juhul toob ja seda valitsus ei taha. Ja muide ma tahan öelda seda, et eile õhtul ma vaatasin, kui mõtlesin tänase saate peale, siis ma lugesin, sa võib-olla pole tähele pannud, me oleme nüüd saatnud ÜRO-sse avaliku kirja. Ja seda tegi nüüd, me oleme Tartu linnas, Tartu peapiiskop Daniel, piiskop Daniel. Nii. Tema on siin selles Vene õigeusu kiriku õpetaja ja siis piiskop ja tema saatis kirja nüüd ÜRO-sse ja et usulise põhjendusega või ühte inimgruppi siin survestatakse Eestis. Ja ma loen ette selle ühe lause seal, kuidas piiskop Danieli kiri siis, mida ta ütleb. Jutumärgid algavad, tsitaat. ÜRO genotsiidi ennetamise metoodika kohaselt võib sihtrühmade valimine rahvuslikul, etnilisel või usulisel alusel ning nende vastu vaenu õhutamine viia traagiliste tagajärgedeni. Ja me seda teemat, ma arvan, me ei hakka praegu arendama,
aga Daniel on, ma vaatan, ikkagi väga otsustava sammu teinud, saatnud ÜRO-sse kirja Eesti nimel. Täna hommik uudistes ma ei kuulnud sellest kirjast muide. Ei räägita palju selle asju. Ei räägita. Aga see on jälle järjekordne selline signaal ja muidugi teemat arendamata, aga jällegi siin 1/4 elanikkonnast tunneb, et ta on jällegi natuke alandatud või mis pole väga hea riigi julgeolekule. Ma ühte asja ütleks Vene õigeusu kiriku osas. Ma ise ei ole Vene õigeusu kiriku liige, ma Jumalat usun. Aga ma ei ole ennast Vene õigeusu kiriku liikmena nagu määratlenud ja pole kunagi olnud, ei ole seda kultuurilist tausta. Tal on uus nimi nüüd tänasest. Ma ei teagi, mis see on. Eesti kristlik õigeusu kirik. Eesti kristlik õigeusu kirik. Meie kohus otsustas lõpuks, algule oli selle vastu ja nüüd on vist Ameerika mõju on siia ja anti see nimetus. Aga mul on mitmeid sõpru ja tuttavaid. Räägi. Ja on ka, ma nime võib-olla nimeta, see ei ole tähtis, aga on juhatuse liige seal. Ja kunagi ma küsisin, et kuule, et kuidas teil siis rahasid Moskvast tuleb, et päris hästi või? Sest vaata, me oleme ikka näinud seda, kuidas need teised kirikud siin on, et ikkagi õpetajatele, ikka makstakse palka ja ikka varandusega tegemist, et küll on seal mingi maad ja metsad ja majad ja asjad ja ikka siukest mammona ja maist asja. Ja ta jäi mind imelikult vaatama, ütles, et mis rahad, et meil ei ole mingid rahasid. Siis ma küsisin, kuidas siis kirikuõpetajad nagu töötavad ja et kuidas ära elavad. No väga lihtsalt, et toovad koguduse liikmed mune ja hapupiima ja nii edasi. Ja ma pean sulle ütlema seda, et ma näen nende silmades nagu ikka Jumalat rohkem. Nii et see, mis ajakirjanduses räägitakse seda, et antikristus ja saavad seal valesid käskusid ja asju. Ma siiski arvan, et nad tegelevad Eestis Jumala teenimisega. Ma olen sinuga nõus. See oli jällegi hea väljend, sul Jumala teenimisega tegelevad. Ja ma tahan öelda seda, et ärgem unustagem, et meil on see Vene õigeusu kiriku see usku tähendab 135 000 umbes on liiget arvestatakse. Niimoodi, et see on suur summa. 10% rahvast. Ja, see on väga suur arv, kes on kirikus käijad ja kui me praegu vaatame Venemaa arenguid, siis on seal Vene kirik, mida me küll nüüd läbi Kirilli, patriarh Kirilli järgi nüüd terroristlikuks peame, aga tal on väga suur mõju ka poliitikale ja rahva elule üldse. Eile oli huvitav asi, seda näitas Euronews näitas seda ja vist CNN-ide kõik näitasid seda, selle Steve Witkoff, tema on see, kes nüüd räägib läbi Ukraina ja Venemaa selle teemadel. Ta on muide kaua aeg, 40 aastat Trumpi parim sõber olnud. Ja tema tõi välja, kui ta Putiniga kohtamas käis, tõi välja ja eile siis kõik kanalid seda teadvustasid, meile muidugi see pole jõudnud meie uudistesse vist. Et kui Trumpi nüüd tulistati, kus tal kõrvast natuke mööda läks, siis käis samal päeval tellis jumalateenistuse, Putin tellis jumalateenistuse ja käis siis Trumpi eest palumas ja tänamas, et niimoodi läks. Trump seda varem ei teadnud ja võttis seda väga südamesse. Selline uudis oli. Nii et väga kirev on see uudiste maailm. Ma küsiksin lõpus su käest ühte asja. Mis asi on uudiste kõrb? Uudiskõrb on selline välja. No siis kui kuiv on uudistega, et ei ole uudiseid. Jah, täpselt nii. Marju Himma, meie meediaspetsialist tõi selle välja eelmisel nädalal ja tema muidugi ei kritiseerinud seda, aga mina oma prisma läbi ütlen. Uudiskõrb on siis selline ühiskond, kus ei ole eksisteerimas alternatiivseid ajalehti, raadiot, televisiooni ja nii edasi ja interneti väljaandeid. Ja kui me hakkame vaatama, siis Eesti kuulub ka vaata peaaegu, et selle uudiskõrbe riiki tulka. Ega meil peale sinu kanali ja siin YouTube'is mõningate arv, 10 võib-olla on meil seal. No ja Kagu raadio ja mis nad kõik on objektiivid. No ja eks ju, aga kokkuvõttes vähe. Võrreldes sellega, millise meediaimpeeriumi Savisaar üles ehitas Tallinnas, suure televisiooni ja kõik. Et uudiskõrb on ka haaranud meil ja suur janu on uudiste järgi. Muide, sama asja me peame Tartus tegema, kui me saame 25 kohta. Igal juhul. Tuleb teha Tartu televisioon. Tartu televisioon ja täpselt tuleks teha Tartu televisioon. No Euroopas on igal linnal, soomlastel on vist Helsingis 2 või 3 seda linnakanalit isegi olemas. Ma ei mäleta, vanasti oli 2, vist on 3 nüüd juba.
et see on hästi tarvis linna probleemide jaoks ja teine asi, mis sa tee ära kohe, on vaja avalik interneti see, ütleme, vaidlusportaal või kus Tartu linna kodanik saaks kõik sisse lüüa, mis mulle ei meeldi. Täna oli see tänav korrast ära, täna see asi, veevärk on korrast ära. Meil ei ole ühelgi omavalitsusel selliseid võimalusi, et inimene läheb ja hakkab tippima. Kunagi, kui ma olin Riigikogus, siis me tegime, seal tehti, mina olin ka natuke osaline, tehti seal Valgas oli see olemas. See oli niivõrd põnev inimesed. Kunagi 20 aastat tagasi oli ka Paikuse vallas, ma tean. No, aga ühel hetkel pandi kinni. Pandi kinni, sest tuli ju kohe ka valla vanema kohta, mida ka halvasti öeldi seal, eks ju, käis võib-olla eal vale tüdruku juures teisest parteist, mis ei sobinud ja siis läks sinna portaali, aga see oleks hädasti tarvis. See on maailmas väga levinud tava. Me käime lihtsalt YouTube'is, aga see võiks olla linna tasandil. See bussiliin, pange ikka sealt teiselt poolt Emajõge käima, eks ju, ja võib-olla peaks, eks ju, varem rannad lahti tegema. Vaat selline vaidlus võiks olla ja arutamine ja poliitika. No see oleks tõeline demokraatia, millest on väga puudust. Ütleme sulle siis tuult tiibadesse, Andro. Aitäh. Ja valijad, ärge unustage, numbrid sul veel ei ole. Ei ole. Aga tuleb. Aga tuleb. Et siis edu valimistel ja tore, et sa mind siia kutsusid. Ma nüüd rääkisin rohkem kui sina, aga ma käin harva. Jah. Nii et ma ei pahanda. Ära pahanda. Mul on isegi hea meel. Et igal juhul me püüame natukese seda alternatiivset mõtet levitada ja õnneks on olemas ikkagi praegu ka infokanalites või nendes internetikanalites seal, kuidas need Kertu Luisk ja sellised ja muidugi Varro Vooglaid ja ikkagi natuke mõte nagu levib, aga võiks olla ka mõned riiklikud toetusega ja alternatiiv need kanalid. Aga oleme rahul nagu sellega praegu, eks ju, et on ikka need kaamerad ja ma vaatan, siin on ikka väga ilusti sul kõik. Subtiitrid saad alla panna juba ja kõik. Nii et areneme. Jah, ja siis tuleb Tartu Televisioon areneb siit välja. Ja vaata, mis ma sul ütlen veel lõpetuseks. Isegi kui näiteks Savisaarel muid teeneid ei oleks, et oleks ainult see Tallinna Televisioon, siis tead, mida mina pean Tallinna Televisiooni suureks pärandiks? Ma tean. Lõõtspilli muusika uuesti käima panetame. Sellepärast, et see on ju suur, tohutu panus Eesti kultuuri. Mitte vanamehed ei mängi enam lõõtsa ainult, vaid mängivad ka noored poisid ja tüdrukud. Nii et ühesõnaga, see on tohutu panus Eesti kultuuri taastõusmises. See oli tohutu panus ja ma mäletan Tallinna Televisioonis, ma olin seal sees kogu aeg. Põlva need lõõtsasaated ja seal Intsikurmust ja kõik, need olid kõige vaadatavamad. Siis tulid alles seal Meedia Keskpunkt ja järgmised poliitilised saated. Aga lõõts oli kõige, et rahvas tahtis seda näha. Ja see läheb edasi, Riik. Nad jätkavad ju seda tööd. Tallinna Televisiooni pole, aga lõõtsa mäng. Lõõtsa sai tuult tiibadesse. Eks ju, sai tuule tiibadesse, aga kanalit ei ole ja keegi pole ka üle võtnud. Ma ei tea, keegi pole võtnud selle. Eesti Televisioon võiks seda teha. Võiks, aga ei tee. Aga meie püüame teha. Aitäh jälgimast, aitäh kaasa mõtlemast ja siis kuidas me ütleme? Mõtleme veel, eks? Mõtleme veel.